ma lõin nüüd siis sellise uues 6 tehete järjekorra faili GeoGebras. Vaatame, kui me vaatame veebis seda, siis mul on see ilma selle kontrolli nuputa. Ja kui ma vaatan nüüd seda arvutis, siis mul on lisaks loodud see kontrolli nupp. Vaatame nüüd selle faili näitel, kuidas veebis olevat faili muuta. See on üks võimalustest, mida ma näitan, see ei ole kindlasti ainukene. Mina teen tavaliselt nii, et ma peidan omale mitte vajalikud asjad, siit kõrvalt ma algebra vaata juba panin kinni. Nüüd võtan vaade ja panen ka sisendriba kinni. Nii. Ja tegelikult ma olen alati teinud nii, et olen sättinud need servad. Võtsin nüüd alt vale faili. Nii, võtame paremini. Ma olen sättinud selle faili suuruse nii suureks, kui ma tahan, et ta veebis kuvaks. Ja salvestan ta selles olekus. Siis ei pea ma veebi üles laadides tegelema servade ümbersättimisega. Võtan siit fail, salvesta. Nüüd on ta mul salvestatud. Võin ka kinni panna. Ja kui nüüd siis tulen siia oma GeoGebra raamatusse, kus ma seda faili kasutan, siis praegust on näha, et ma ei ole oma GeoGebra kontos sees. Võtan siit GeoGebra. Lähen üldisele lehele, võtan profiili. Ikkagi olin taustal sees. Ja kui ma nüüd oma profiilist avan selle raamatu, siis kui ma võtan siit ülevalt 3 mummu juurest, 3 täpikest, võtan siit Edit Book ehk muuda raamatut. Siis avatakse ta mulle muutmise režiimis. Lähen siis oma ülesande juurde ja nüüd ma tahan seda tehete järjekorda muuta. Ma vajutan siin kõrval taga olevale pliiatsile. Nii, lasen tal ilusasti ära mõelda. Nii, ja kui ma võtan nüüd selle appleti lahti, siis siin on Replace Applet ehk asenda. Vajutan siia, ütlen, et upload ehk lae ülesse. Vali siis arvutist fail. Ja nüüd ma lähen siis, ta on mul Dropboxi kausta pandud. Seal on mul selline kaust nagu GeoGebra raamatud, 4. klassi GeoGebra. Ja selle faili nimeks, otsime siit ülesse, on tehete järjekord video. Ehk video ajal valminud siis tehete järjekorra fail. Nii, hetk mõtlemist. Kui ma tahan, ma saan siin edit applet ja saan neid apleti servasid muuta, aga kui ma olen ta ilusasti oma arvutis juba paika pannud, siis ei ole mul seda muutmist siin vaja enam teha. Nüüd ütlen done, valmis ja tulen siis päris alla, siin on näha mul teisi ülesandeid ka, neid ma ei muuda, ütlen salvesta ja sule. Ja kui ma nüüd ütlen view book ehk vaatame, kuidas ta nüüd arvutis on, võtame ta tehete järjekorrast lahti, siis on näha, nii hetkel näitab veel seda vana, las ta laeb ilusasti ära. Ja nüüd on näha seda uut faili siin ilusasti all. Ja siis ma saan siin, õpilane saab lahendada. Eks ole, mõtleb, et kuidas see võiks olla. Panen praegust meelega valesti, panen kontrolli. Ja siis on kohe näha, et mis on õigesti, mis on valesti, mis on liigutamata. Proovi uuesti ja õpilane saab jälle proovida. Samas on siin õpilase jaoks ka hästi mugav, mida minu lapsed väga palju kasutavad, on see, et ava nagu täies aknas. Mul on salvestusala nüüd suurem kui kogu ekraan, siis ta lõikab siit servast ära, aga põhimõtteliselt ta avab siis kogu aknas.
selle ülesande ja lapsel on hea lugeda, teeb teksti suuremaks ja saab siis tegeleda selle ühe failiga. Nii, see oli üks võimalustest, kuidas siis oma faili siis siin GeoGebra raamatus muuta.